me alustame sellest päevast, kui meil oli simunapäeva aktus ja härra direktor käskis kõigil meeles pidada, et teadmised on tähtsad nagu vilt püsslahingut. Mind Maili seisukoht väga ilmestama. Tänapäeval ei õigus enam midagi. Ta on kaugomaate vaeva. Tänapäeval sõltub teistest ainult karu. Lahinguse sõjameestel on nüüd tankid. Vastu ei ole direktori ajalehe. Minu arvates tuleks mind ja minu rakette nimetada. Siinkohal ma jätan vahele, sõpet meie peal sisised, mis see kas samuti tuli kakslust, aga jäeti tähele panemata ning jätken sealt, kus olime juba klassiruumis ning võtsime võrdveerand kohustusi. Mina võtan kohustuseks õppida, kui vähemegi võimalik, ainult rahul oldavatele ja headele hinnetele. Mina kohustun matemaatikas kaugemale ja veendusele enamdel. Meie topikustame õppeeduks 10% juurde. Klassi juhataja kes kõik üles, aga kiitlis asendame sina kirtsu ning kaks meie talle veesima. Mis tähendab, kui vähegi võimalik? Alati on võimalik hästi õppida. Sina, Kiilike, üks juba eelmisel veerandil küllalt kaugele. Äärereaalselt klassile puuduigi toodud. Seega kohustan mina teid järgmise veerandi jooksul päevaplaani järgi elama. Ma ei tea, kas me tuleme ikka välja sellise eluga, kes käib rauda ajaga vaadasem. Kui toetsen sõbra käe, saab üle igase mäe. Mille tema muidugi märgib, mina pean Kiilikest toetama ja vastupidi. Kui me lõpuks klassiaega tunnist vabanesime, oli kell 2:30. Mina küll 15 minuti pärast pean oma ninaga inglise ja raamatusega, aga ise olen kooli ees tänaval. Mul muud ratast ei ole ning taksot ka ei tule, kui päevapäevast kinni pidame vastu. Õps eksis nende kätega. Praeguses olukorras läheb sõbralik rohkem vaja. Kui keegi ees veab või nagu sportlased ütlevad, tempot dikteerib, saab ka mootorrattata või ketsaks tema töötustuppa jõuda. Ning ma pistsin ees jooksma, innustades Kiilikest järele tulema. Nagu üldiselt teada, on sportlik vedamisega alates paremini praegu välja jooksnud kui ilma vedamiseta. Ja kindlasti oleks Kiilike minu opiga üldise keele õpikunud jõudnud, kui meil poleks poole tee peal bioloogiaõpetaja vastu tulnud. Ahaa, ikka ja Kiilike, vaate parem ära. Küll on nüüd kohe kaasa, kohe õppevahendid ära tuua. Nagu igaüks aru saab, tuleb õpetada sõna kuulata. Kui ei kuula, võib ta räägib seal sinised meile õpiku juurde jõuda, aga mis järgmine bioloogiatunnis saab, on ka teada. Järgmisel õpetaja viie koolimajja mõned täiskonfliktid närimised. Ja veel me loomamaa, kes käisid kõige lahkine ka. Kui me internaati jõudsime, oli tegelikult 10 aastat pärast välja. Meil on ruttu, hakkame inglise keelt õppima. Ei mäleta, mida me klassijuhatajad lubasime, et oleme valmis täpselt oma päevakava tegema. Aga inglise keeles määratud loetud kohe läbi. Sul on täiesti õigus ja meil on matemaatika õppimiseks saab ka kohe läbi. Sest kella 4-5 oli meil mõlemal päevaplaani pallimäng ning muu säärane tegevus, et meie kehalised võimed käima ei jääks, nagu tänapäeval tihti juhtub. Mees sõnast, härga sarvest, ütleb vanasõna ja seda puhul läks meil kord oma lubadusest kinni pidada. Aga kui kell sai 5 ja me tahtsime asuda päevaplaani järgmise punkti juurde, tabas meid jälle ebaõnn, sest trepilt tuli vastu internaadi juhataja ja ütles täpselt need sõnad, mis ma siia kirjutan. Siitpool Kiilike, õuel vajus tuurid ümber, minge ja natuke puud uuesti üles. Ja me ratasime puldis kogu matemaatikat õppimiseks ette nähtud aja. Nüüd ma olengi ausalt ära rääkinud, kuidas kõik see juhtus, et mina sai Kiilike sai inglise keeles kohe ja mina matemaatikas. Me tõesti pidasime oma lubadust, nii kui suutsime. Kui klassijuhataja poolt võtnud rangelt teadust kinni pidada päevakavast, oleksime võinud õppida inglise keelt ja matemaatikat enne magaminekut. See aeg tuli aga kulutada jalutamiseks ja muuks vabaks tegevuseks. Inimene õpib, kuni elab, ütleb vanasõna ja õigus ka. Nüüd ma tean, et üks neist päevaplaan ja kindlust ka